Tere õhtust, head jalgpallisõbrad siin Hiiu staadionil kui ka veebis vaheldusel. Täna ootab meid ees põnev esiliiga kohtumine kahe Tallinna tippklubi vahel. Kodumeeskond Nõmme Kalju U21 võtab vastu Tallinna Kalev U21 meeskonda. Loodame, et meid tuleb sama hea kui tänane ilm. Kraadid näitavad ligikaudu 20 kraadi. Nõmme Kalju tuleb äärelt. Batista, sööd, kastis, löök, aga väravakt tõrjus ära selle löögi. Väga hea sööt Kalevil. Oi, see oli väga hästi tehtud. Number 11 Lukas Chris Leis. Ilves palliga. Konks. Ja siin oli väga ohtlik olukord Kalevil. Bautista on palliga, Orlov avaneb. Ja praegu on 1-1. Orlovil on võimalus minna 1-1. Löök. Ja väravavaht. Ülemets äärevahetus. Väga hea äärevahetus. Senderdus. Batista lööb ära. Selle väga hea senderdus oli Aisbašikovi käest ja Batista lööb seisuks 1-0. Tal oli 3 võimalust, ühe ta realiseeris ära ja seisuks on 1-0 Nõmme Kalju kasu. Väga hea sööt Kalevi poolt ja Kalev lööb seisuks 1-1 Raiko Ilves ja siin oli väga hea läbisööt number 8 poolt Keino Laabsner, kes leidis koridori ja andis õige söödu ja Senderdus ja Keino Laabsner oli võimalus keskväljal ja Kalev tuleb juba taas rünnakusse. Ja Kalev lööb teise värava Rasmus Talu ja jällegi otsitakse selle koridori, leitakse selle ja Kalev karistab. Seisuks on 2-1 Tallinna minuti pärast. Lukas Chris palliga. Löök ja Lukas Chris Leis. Number 11, ma ütlesin selle poisi vanus. Ta oli 2007. Ta ei ole isegi 20 ja siin läks Lukas Chris Leis läks 1-1, lõi posti liit Batistale. Batista on täitsa üksi praegu, tõmbab ja ei tulnud sellest löögist mitte midagi välja. Nii teravad, mida oleks võinud teha. Sten Dragan, ei, see on Satov. Šakov, pealelöök ja Nõmme Kalju lööb teise väravautor Alex Boronishikov ja siin läheb veel põnevaks, väga põnevaks läheb 3-2. Mitte kuskilt ei tule praegu Nõmme Kaljult, aga siia läheb kontrasse 3-1. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Pealelöök, Jesse Eestna selleks, et mängu vigistada. Mis sellest välja tuleb? Äärel tuleb Sten Dragan, Putenko, Batista ja Batista lööb 3-3. Väga imeline mäng on täna siin Hiiu staadionil. Batista lööb teise värava ja seisuks on 3-3 ja Batistal on juba krambid ka. Nõmme Kalju hakkas juhtima selle mängu 1-0, pärast oli 3-1 taga ja lõi